Tšau! Tere tulemast tagasi uude vlogi. Täna on esmaspäev, 19. mai. Ja kuna ma lubasin ikkagi, et ma püüan uuesti järjele saada enda vlogidega, siis lähme tänasega edasi. Ma laupäevase seisuga lõpetasin nii-öelda selle ühe päeva vlogi ära, mis ma just valmis sain ja mille ma täna üles postitan. Nii et kui sa ei ole eelmist vlogi näinud, siis mine vaata seda eelmist ka, täitsa tore sai. Me käisime Preveniga limpalaste jooksul. Aga see nädal tuleb ulmeline. Mul on hooaja lõpp. Viimased trennid. Neljapäeval on kevadkontsert. Reedel on Preveni kevadpidu. Laupäeval on Preveniga uus lastejooks, Selvari lastejooks Raplas. Ja laupäeval on mul algklasside kokkutulek. Põhimõtteliselt samal päeval on ka vilistlaste kokkutulek koolimajas, kuhu ma veel ei ole päris kindel, et ma lähen, aga ma mõtlen. Ja pühapäeval vist ei ole midagi ees ootamas, peaks olema justkui vaba päev. Aga eks siis näis, mis see nädal täpselt toob. Igatahes väga palju tööd tuleb, sest et kevadkontserti ettevalmistused pole veel nagu 100% tehtud. Päris palju asju on veel tegemata, millega ma pean selle 3 päeva jooksul kindlasti tegelema ja päris palju asju on, millega ma täna pean tegelema. Nii et täna tuleb tegelikult ka väga palju arvutis istumist. Mul on kell 4 trennid, nii et ma kaldun arvama, et enamus päevast ma ikkagi seal arvuti taga täna olen. Aga praegu ma olen tulnud koertega õue, kell on vaikselt saamas 10. Preven on viidud lasteaeda, hommik on ammu käes. Ja mine pekki, kui ilus ilm on. Ma olen nagu nii õnnelik, et sellised ilmad on käes. Ja ma lähen praegu tegelikult koertega jooksma ka. Ma olen juba 3 või 4 korda jooksmas käinud, mitte küll mingi eriti pikki distantse, absoluutselt mitte. Sest et jooksuga alati on väga raske uuesti alustada, kui on mingi pikem vahe sees. Ja terve talv ma pole jooksmas käinud. Sügis oli ka pigem siuke, kus ma vist enam ei käinudki, sest mul tuli hooaeg peale ja siis põlv hakkas valutama ja mis iganes. Ja siis selles üle-eelmises vlogis ma kuulsin veel ühte muret, nii et mine vaata, kui sa veel ei tea, mis mured mind vaevavad. Mõtlesin, et ma sellel hooajal, suvehooajal siis ei jookse üldse, aga üks päev mul oli lihtsalt selline tunne, et ma tahaksin joosta. Mõtlesin, ma proovin ja siis mul oligi okei. Isegi kui ma ei võtta sellel aastal mingi hulle distantsi ette, eelmine aasta ma jooksin 21 kilomeetrit ära, mis oli selles mõttes minu jaoks eneseületus, aga ikkagi suhteliselt iganädalaselt. Ma jooksin ikka mitu korda nädalas mingi 6 kilomeetrit, 10 kilomeetrit ja niimoodi. Ja see tuli nagu selles mõttes mul nagu, ma ei tahaks öelda vabalt, et ma mingil määral ikkagi pidin pingutama, et olenes täiesti päevast. Praegu täna ma lähen, teen koertega mingi kilomeetrise ringi, aga lihtsalt, et saada seda tunnet. Mis tunnen joosta? Oh my god. Tuleb igatahes ulmeline nädal, aga praegu ma lähen koertega õue. Nad juba ootavad, me tulime autoga siia põllu peale, kus me tavaliselt jookseme. Lähme teeme selle ringikese ära. Nonii, mina olen stuudios, see on tegelikult 6 ja ma peaksin olema daily vlogger, ja ma olen täna ainult mingi paar klippi teinud. Igatahes juba kiire on olnud. Me teeme treeneritega ühe sukse dokumentaalfilmi laadse mingisuguse lühifilmi. Ma olen täna siis seda 5 tundi kokku monteerinud ja arvake ära, mitu minutit mul on alles koos. Mingi 2 minutit. Väga tore. See võtab veel umbes sama kaua aega. Ja mul on täna siis juba olnud Prima trenn ära, Forted läksid ära. Nüüd ma ootan Femse. Mul on vaja üks klipp ennem seda selle lühifilmi jaoks veel filmida, nii et ma teen seda praegu. Ja mul tegelikult oli plaan täna rattaga tulla. Aga kuna mul läks nii kaua ja ma põhimõtteliselt kaotsin täieliku ajataju,
Siis ma hakkasin 10 minutit enne trenni siis tulema, nii et ma pidin ikkagi tulema autoga, aga Talis tõi mu Raplasse, siis ta läks autoga ise koju ja me panime siis rattapakassi, nii et ma ikkagi saan rattaga koju minna, sest et tõesti väga ilus ilm on, nii soe ja mõnus, selle üle ma olen küll praegu täiega elevil. Siin enamus päevades mingisuguseid klippe ja asju, mida ma hakkan nüüd siin kindlasti nagu põimima, aga ma mõtlesin, et miks mitte, ma võin ju rääkida teile tagantjärgi ka, mis toimunud on, sellepärast, et ma lihtsalt tahan, et lõpuks need kiired ajad jääksid mul kuidagi vlogi, lihtsalt iseenda jaoks, et ma saaksin kunagi vaadata võib-olla, kui ma pensionär olen, et mida kõike, Kristiina, sa oled jõudnud teha. See möödunud nädal oligi mul siis täpselt selline, et mul olid viimased trennid kõikide gruppidega ja see tähendas seda, et meil olid enamus ajast ikkagi proovid kevadkontserdiks ja oligi lihtsalt sellist hästi palju tuima harjutamist, pluss siis meil oli Mirtele ja Viivianiga ka selline show kavakene, mida me ka siin jooksvalt nagu harjutasime ja värki, aga üldiselt oh my god, kui toredad tantsijad mul on, sellepärast, et nad alati mõtlevad mulle ja ma olin nagu kevadkontserdil, esiteks ma olin kevadkontserdil lilledega lihtsalt üle valatud, aga lihtsalt mõned olid eriti armsad ja nad tõid mulle reaalselt mingi viimastesse trennidesse mingisugused kingikotid ja asjad ja ma ei suuda lihtsalt, ma jätan nüüd need videod teile siia vaatamiseks, kus ma teen teile väikese hauli sellest, mis mu kallid tantsijad mulle tegid siis nende viimaste trennide puhul. Kell on samas 9 ja ma just tegin mingi ülisuure hunniku endale salat, sellepärast et Talis oli ise mul kasuisa juures maja peal abis terve päev, ta ei jõudnud süüa teha, ma tegelesin enda tööasjadega, läksin trenni, ei jõudnud mitte midagi teha. Ja nüüd ma ei teagi, mis Talis ja Preven söövad, midagi kiiret ilmselt. Ma tegin endale hunnikusalatit ja ma sõin peaaegu, et kõik ära, ma enam lihtsalt ei jaksa. Palun, võtame korraks momendi ja kui armsad tantsijad mul on. Sest et mul oli täna Telles trenn, meil oli täna Lex grupiga siis viimane trenn. Ja siis nad tulevad trenni lõpus ja siis nad ütlevad, et nad tegid sellise kingituse mulle. Nagu kui ilus, palun vaadake. Nii ilus, päriselt ka. Lõhnaküünlad, I love. Ja no, kes ei armastaks šokolaadi? Aitäh, ma olen õnnistatud.
ma ei ole jõudnud täna absoluutselt mitte midagi vlogida, mul on lihtsalt ulmekiire päev. Homme samamoodi ja kui ma arvasin, et nii hea mõte on alustada selle nädala vlogi, siis tegelikult see ei ole olnud kuigi hea mõte, sellepärast, et tõesti, kui ma tahaks, et see oleks sisukas, siis see on täiesti vastupidis sellele. Ma olen siin, sest et ma lubasin enda kallile gaalagrupile, et ma teen neile kingihauli ja ma olen tegelikult see inimene. Fun fact, ma ei oska kingitusi vastu võtta, nagu ma tunnen ennast kuidagi nii siuke kringel on olla veid siuke cringe moment minu jaoks, aga ma olen nagu ääretult tänulik nagu alati ja siis ma kardangi võib-olla just seda, et nagu keegi ei saa aru, kui tänulik ma olen nagu, aga ma olen nii, et aitäh nagu päriselt ka. Ma kardan tegelikult, et mul saab kohe hakku tühjaks, aga ma teen nagu hästi kiiresti, sest ma tean, et mul tegelikult kodus läheb juba nii kiireks, et mul ei ole kodus aega teha ja siis ma kardan, et see lihtsalt jääb soiku ja siis ma ei olegi seda teinud. Nii et teeme hästi ruttu kiire hauli. Kui armas. Kui armas. Kõik olid 5 euro eest mulle siis valinud, nad olid koos poes käinud ja mida veel. Nad lihtsalt mõtlevad alati kõik nii läbi ja ma lihtsalt nagu armastan seda nende juures. Aga nii, hästi kiiresti. Näomask. Panen õhtul peale kindlasti. Mudamask. Mul on siuke tunne, et nad vaatavad, et mu näonahk on lihtsalt nii jube, et nad lihtsalt peab mul mingi näohooldustooteid nagu kinkima. Puhastav ja poore arendav näovesikurk. See on mingi vihje, ma arvan. Huulepalsa. 2 tükki lausa. Seda mul vaja, mul sai alles otsa. Mul oli ikka kahtlen tunne, et nad teevad mulle mingid vihjeid siin. Kulmud mul vist pole korras. Kusjuures mul pole ühtegi korralikku, nii et muidugi šokolaadi. Neid ma saan alles süüa kahjuks pärast seda, kui on kevadkontsert läbi või üldse tegelikult see terve nädal, sest et kui ma tahan niimoodi, et mul punne näkku ei tekiks, siis ma pean lihtsalt magusast hoiduma ja nii on nagu. Väga hea maitse kellegi. Väga hea maitse. Nii ilusad. Kooriv kreem. Ma armastan lihtsalt vaarika lõhna. Ma praegu lahti ei hakka tegema. Pluss siis see korvike. Seda ma saan kodus kuskil ära kasutada, nii kena. Siis roosikesed, kellele ei meeldiks lilled. Saan koju jälle värsked lilli. Ma armastan värsked lilli, kui mul on kodus vaasis. Siis nad on mulle kirjutanud, joonistanud jälle. Nad tegid eelmine kord ka jõuludeks vist, kus nad joonistasid siis ennast. Palun vaadake siis neid. Perit on jälle hapukurkme või? Kallis Kristiina, sa oled parim treener maailmas. Me kõik armastame sind ja kohtame sinuga ka järgmine aasta. Öelge, et see ei ole armas nagu. Issand jumal. Nagu see on asi. See on põhjus, miks ma seda teen nagu päriselt ka. Jesus Christ. Ferrero Rocher. Love that. Küpsised on mu nõrkus. Mu nõrkus on veel kamašokolaaditahvel. Ja siis on veel üks siuke oranžikas. Ma olen mingisugust vlogis näidanud ka nagu riisišokolaad. Seda saab Krossipoest ja nüüd seda saab vist Coopis ka. Armastan neid asju. Ma armastan küpsiseid. Ma armastan kõiki taignalisi asju. Lihtsalt teile teadmiseks. Ja ma armastan kummikomme päriselt. Nagu I'm not even kidding. Võib-olla ma olen kuskil blogis öelnud ka seda, sest nad kuidagi on asju ostnud nii nagu nad väga hästi tunnevad mind, mis on enda loogiline, nad tantsivad minuga 2 aastat, nii et võib-olla sellepärast. Nagu nad on kõik ostnud, mida nagu ma reaalselt armastan. Küünlad, I love. Kenavad tassid, I love. That's it. Oh my god, ma olen õnnistatud. Ma vihkan vlogida, kui keegi satub mulle peale. Lihtsalt, kui te olete siiamaani vaadanud, siis ärge veel ära minge. Äkki see läheb paremaks, ma luban. Ja kui sa oled siin esimest korda
ja sa vaatad, et no mida vlogin nagu kaootilisemaks ei saa minna, siis ma luban, laulselt ei ole nii nagu päriselt. Mina vaata mu eelmiseid vlog, äkki sulle hakkab meeldima. Nii et siinkohal võib-olla on hea öelda, et kui sa mind ei ole veel subscribe inud, siis sa võiks seda teha. Ma ei jõua selles mõttes uut hooaega ära oodata, sest et alati ma väga ootan seda puhkust, aga ma väga kiiresti väsin ka sellest puhkusest ära, et ma olen ilmselt see inimene, kellel on kogu aeg vaja midagi teha, et kogu aeg mingid projektid peavad siin tagakõples olema, sest ma lihtsalt tunnen, et nagu mitte midagi pole teha ja mul hakkab hästi kiiresti igav. Aga jaa, üldiselt siis siin nädala sees väga midagi sellist erakordselt ei toimunudki. Neljapäeval toimus siis meil 3. hooaja lõppkontsert, kevadkontsert siis. Ja siis Public Stuudio lõpetas enda 3. hooaja, mida hullu. Sellepärast, et minu arust need 3 aastat oli lihtsalt nii kiiresti läinud ja mõeldes sellele, et ma alustasin seda siis, kui Preven oli pooleaastane. Et seda on nagu crazy mõelda. Mai toimus meil siis Rapla Kultuurikeskuses kevadkontsert, mis oli siis Public Stuudio 3. hooaja lõpp. Ja nagu igal aastal, siis ka sellel aastal ei saanud ma seal kuigi palju magada, sest et ikka oli viimasele minutile jäetud päris palju asju. Pooles päevast oli vaja siis valmis olla juba kultuurimajas, sest et seal meil oli vaja teha erinevaid ettevalmistusi, nagu näiteks eripreemiate pakkimine. Kõik eripreemiate saajad said siis sellel aastal meie toetajate poolt kingipakikesed. Ja nendeks toredateks toetajateks oli Kätri Laaki umestused ja soengud, Edi Massage, Boom Studio, Minna Marmelaad, Spordibuss, Duo Catering, Täpsi Beauty ja muidugi Aleksandra Fie eritellimused, tänu kellele sai kõik 153 tantsijat endale sellise üliägeda karika. Mitmendat korda laud? 3. korda. Tehtud. Oh my god. Kas ma just seda hetke olen oodanud, et tehtud? Ei, kindlasti olen seda hetkega oodanud. Aga see oli kuidagi nii kaua oodatud üritus ja nüüd see on peetud ja nüüd on siuke nagu, et mis nüüd vaata, täpselt selline tunne. Täiesti ulme üritus, mingi 3 tundi pikk kontsert. Ma isegi kujuta ette, mitu korda ma laval käisin ja mitu korda ma riided vahetasin. Ma olen väga väsinud tegelikult, 2,5 tundi magada saanud. Aga näete, ma elan. Mul on terve auto tagaistmed lilli ja kingitusi täis. Panen nad lihtsalt kõik ühte ämbrisse ja ma homme hakkan sorteerima ja lõikama neid, sest ma armastan, kui mu kodus on värskeid lilli ja see on nii tore, et mu peale nagu mõeldakse selliselt. Ja ma sain nii ilusa ampli. Täiesti pekkis. Nii et ma pean homme kohe minema ampli neid konkse või asju ostma. Kõik läks väga hästi tegelikult. Et see, et ta pikk oli, no seda me teadsime juba ette. Me vist ajagraafikust võib-olla paar minutit jäime lõppude lõpuks maha. Mingi aeg me olime ees, aga selle tänamisega meil ilmselt siis läks, ma ei tea, 10 minutit võib-olla üle sellest eeldatavast ajast. Ja kui palju rahvast oli, ma nagu loodan, et keegi sai selle pildile, sest see oli nagu ulme, kui palju rahvast nagu koha peal oli. Kui äge see oli, ma ei väsi kordamast nagu. Aga mul hakkas puhkus. Oh my god, mul hakkas puhkus. See ei ole mulle kohale jõudnud.
ma ei näidanudki enda outfit'i ja ma ei jõudnudki teile põhimõtteliselt mitte midagi vlogida. Mul on nii kahju sellest. Ma lihtsalt ei oleks mitte kuidagi jõudnud. Ma lihtsalt kogu aeg pidin mingisugusel positsioonil olema või riided vahetama või mis iganes. Ma mõtlen küll, et mul hakkas puhkusega tegelikult. Mul on nii palju vaja teha, aga nüüd mul on nagu reaalselt, ma võtan selle nädalavahetuse endale nii vabaks, kui vabaks üldse annab võtta. Välja arvatud see, et ma tahan mingi postitused homme ära teha ja siuke asi. Ja kui ma siin juba räägin, siis ma promon ka suvelaagreid, nii et mõni koht suvelaagrisse telgikohad on veel jäänud. Reaalselt 3 või 4 kohta on vaba. Kui sa oled noor ja sa tahad tulla noorte suvelaagrisse, siis nagu meie suvelaagreid 3. korda küll, aga need on olnud seni nagu ülivinged. Ja minu arust iga aastaga läheb aina ägedamaks. Sellel aastal on meil Valgusmajas see, kus on bassein, kus on meil nagu põhimõtteliselt terve villa meie pärad või tegelikult ongi terve villa meie pärad. Meil on igasuguse erinevaid tegevusi seal. Meil on mingi vahupidu, meil on mingid töötoad, meil on mängud, särgid. Aga kui sa oled hoopis täiskasvanu ja sa tahad suvelaagrisse tulla, siis usu või mitte, aga mul on sulle pakkumine nagu lihtsalt loe. Mida kõike seal saab teha. Nii et täiskasvanute suvelaagris me teeme kokteilikoolitusi, me teeme pastakoolitust, aga me proovime ikkagi hoida seda suvelaagri vormi, mitte ilmselt päris selles nagu kõige ehedamas võtmes, aga kindlasti see saab olema väga-väga äge kogemus. Varsti on suhteliselt viimane aeg ennast kirja hakata panema, sest see on juba juulikuu, 3. nädal küll. Siis on meil võimalus mitmes osas tasuda seda laagriosalust, samamoodi noortelaagritega. Aga ma ei oskagi enam midagi öelda. Ma lähen koju magama, ma olen nii väsinud, kuigi ma pole mitte midagi täna põhimõtteliselt söönud. Mõned ampsud ainult. Aga kui aus olla, ega ma ei jaksa ka. Ja Prevenil on homme kevadpidu, ma olen nii excited selle pärast ka, Jesus. Räägime homme edasi. Ja tööd teile. Mõeldes sellele nädalale, siis hullumaja, kui palju asju jõudsime kuidagi ära teha. Reedel oli siis Preveni esimene lasteaia kevadpidu, kus me siis käisime õhtul ja see oli nii tore. Preven oli nagu nii tubli ja nii nunnu ja nii armas, et ma kohe mul oli vahepeal nagu täiesti mingi pisar silmis, sest ma ei suuda uskuda, et mul on nagu Preven on juba nii suureks kasvanud ja nagu lihtsalt kui ta esines mingisuguse kavaga, siis ma olin nagu, et kuidas see võimalik on lihtsalt. See läks nii südamesse kuidagi ja nii armas pidu oli, kuigi meid pressiti, ma ei tea, mitme ruudu sisse ära, ma ei tea, mitmekesi, aga sellegi poolest ma olin püsti kuskil aknalaua peal, et Prevenit näha, aga see kõik vääris seda. Ja Prevenil nüüd hakkas ka puhkus. Tema on selle üle nii õnnelik tüüp. Ja reedel siis veel oli mul sugulase selline üllatuspidu, millest ma sain nagu poole päeva peal teada, millest mul polnud mitte õrne aimugi, kuhu me siis läksime. Ja sai ka väga tore, kuigi me seal nagu väga kaua ei saanud olla, aga sellegi poolest. Meil, kui me ütleme surpriise ju. Ja küll laulame. Ja siis laulame. Õnne soovi. Nii, Alar hakkab ees minema õnne soovima sul. Siis lähen mina õnne soovi. Järje korras. Ärge liigutage, muidu ma arvan, siit on varja näha. Õnne soovime sulle. Mul kodus plätu jalast. Mis sa arvasid? Sa ei arvad midagi? Oskasid oodata ka või? Väga mitte või? Sa otsisid Alarit siis? Laupäeval me alustasime kohe jooksuvõistlusega Rapla Selveri jooks, kus siis ka Prevenile jooksis. Mina ise mingit suuremat ringi ette ei võtnud, aga Preveni ringi käisime, tegime kenasti ära. Ta oli jälle nii tubli, ma jäängi lihtsalt teda kiitma, aga ma lihtsalt ei suuda uskuda, kui tubli poiss ta on, kui äge ta on. Preve lepita. Kui jaotab raja läbi või? Suured siia platsi peale, sellepärast et pisikesed kükid ka väikseks ja hüppa suureks. Preven, tubli oled! Preven, ruttu!
hästi. Aitäh. Vau, näita. Ossa. Aitäh. Tubli. Aitäh. Ja siis hommikupool oligi meil see võistlus Preveniga. Kell 2 hakkas mul algklasside kokkutulek ja siis mul kahjuks ühtegi klippi ei ole, aga meil, selles mõttes väga palju kohal ei olnud. Isegi 10 vist ei tulnud kokku. Aga väga-väga tore oli näha enda endisi klassikaaslasi ja kuulda siis, millega nemad tegelevad värki, et Aleksandra on siis ainus, kellega ma senimaani suhtlen selliselt. Aga seda toredam oli kuulda, millega keegi siis tegeleb ja mõnelt poolt tuli nagu päris suured üllatused, et nagu vau, kas tõesti, et ei oleks osanud oodata just nagu tööalaselt. Muidu jah, meenutasime seal vanu aegasi ja siis jalgklasside õpetaja oli ka muidugi seal koha peal ja siis ma natukene puistasin südant ja kergendasin enda hingepatte nii-öelda, millega ma siis algklassides hakkama sain ja mis nagu mul senimaani oli nagu väga-väga hästi meeles. Ma mäletan siiamaani, kui oli matemaatikatöö ja ma ei oska öelda, mis klassis see oli. Ma tahaks pakkuda 3. või 4. klassis ja ma ilmselt ei olnud selleks tööks õppinud, sest et ma mäletan, ma olin nii närvis, ma teadsin, et ma ei oska neid ülesandeid ja kõike mida ja siis ma valetasin õpetajale, et mul on nagu süda paha, onju. Et ma tahaks nagu oksendada ja siis õpetaja nagu ütles, et okei, et mine, et oksenda siis kraanikaussi. Ma ei tea, mis ta seda ütles ja ta hakkas ise ka selle peale naerma, et mis mõttes, et miks ta ütles, et nagu oksenda kraanikaussi, et meil see kraanikauss oli seal samas nagu klassi ees, onju. Ma mäletan, et kui ma tegelikult ju valetasin, siis mul oli siuke kohkunud nägu, vaata, et ma mõtlesin, kas ma nagu WC-sse võin minna. Õnneks ta nagu lubas. Ja ma mäletan, et ma läksin sinna WC-sse. Ma muidugi ei oksendanud, sest et tegelikult mul ei olnud nagu selliselt paha olla. Igatahes ma siis valetasin, et ma oksendasin värki ja siis mind lasti muidugi koju ja ma sain selle töö 2 lõpuks, aga kui ma selle töö ära parandasin, siis ma sain selle 5+. Ja siis mul oli nagu siuke tunne, et okei, äkki õpetaja nagu usub, et ma tegelikult olin ju selleks tööks õppinud ja et mul tegelikult ka oli nagu paha olla. Vot, siuke lugu siis. Aga sinna vilistlaste poole edasi ma ei läinud, ma lihtsalt ei raatsin maksta 40 euri. Ja meist väga paljud ei läinud ka, et võib-olla kui oleks natuke suurem seltskond läinud ja oleks võib-olla natuke parem esineja olnud. Anne Veski nagu legend küll, aga siiski. Et võib-olla siis ma oleks läinud, aga selle korral mitte. Ma loodan, et ma saan mingisuguse okei vlogi siin kokku. Vaatame. Andke siis teada, kuidas meeldis. Püüan siis uuel nädalal minna vlogiga edasi ja vaatame, kuidas sellega läheb. Ja elagu suvi, elagu puhkus. Aitäh, et vaatasid. Näeme teiega järgmises vlogis. Tšau!